Tere kõigile, mina olen Jaanus Vaabla ja mina õpin selles majas seal ja õpin hetkel rahvuslikku metallitööd, 3. aasta juba ja teen teile täna Vilma Maja tuuri. Enne kui Vilma Majaga tutvume, näitan teile ära ka Vimka, mis on siis kultuurikorraldajate selline üritus, kus nemad korraldavad igasugu pidusid. Ise alustasid seda ja annavad seda edasi iga aasta, siis teine kursus on see, kes siis vastutab selle eest. Ja olemegi siis jõudnud Vimkasse. Vimka on siis tegelikult nagu kultuuriklubi ja siin on suurepärane ruum. Kasutavad nad susse, sest see on ikkagi selline pehme koht. Neil on ka hästi palju patju tavaliselt siin, kus saab pikutada ja tunda enda hästi. Nii, liigume edasi. Siin seinte peal on siis tekstiili eriala joonistusi. Päris täpselt ei oska öelda, mis tunni raames nad tegid. Oli see siis mõni disainimise tund või siis oligi joonistamise tund. Aga liikudes edasi, siin on siis butafooride tööruum. Tere! Ja butafoorid on siis sellised inimesed, kes teevad lava peale erisuguseid võltsasju. Et teevad nad maju, teevad nad siin on igasugu puuvilju ja sööki. Ükski neist päriselt söödav ei ole. Põhiliselt on tegu siis makrofleksiga. Kala ka natukene. Nii, liigume edasi. See siin on siis tekstiili eriala klass. Tekstiili eriala klass on ta sellepärast, et siin on erinevaid õmblusmasinaid ja siin on siis ka muud asjad, mis on tekstiilitööks tarvilikud. Seinte peal on tekstiili eriala tudengite töid ja isegi see tekstiil seal, millel on mis on siis diivanile peale pandud, isegi see on tekstiilikate enda tehtud. See on siis üks pisikene klass. Selliseid pisikesi klasse on meil 2 tükki. Üks on alumisel korrusel ja teine on ülemisel korrusel. Ja siis meil on siin siuke nali ka, et see on alamklass ja siis üleval on ülamklass. Nii, ja nüüd me oleme jõudnud villakotta ja ma annan kaamera edasi osakonna juhatajale Ave Matsinile. Tere ka minu poolt. Te olete jõudnud Vilma villakotta ja see on selline villa töötlemise labor, kus saab teha ära kõik asjad, alates villapesust kuni kraasimiseni ja kõigeni. Ja miks me selle töökoja endale sisse seadsime, oli see probleem, et enamus Eesti lammaste villast visatakse ära. Ja siin ongi meil siis selline töö, kus saab huntida, kraasida, kammida villa ja ka kedrata ja korrutada. Ja me oleme tegutsenud juba paar aastat ja meil on siin päris märkimisväärne kogus erinevaid katsetusi on näha siin, et me tegelikult tegelemegi siis põhiliselt Eesti lammaste villaga ja teeme siis erinevaid lõngu ja katsetame, kuidas erinevad lõngad sobivad erinevate tekstiilitehnikate jaoks. Ja siin on näha ka tegelikult hästi palju erinevaid katsetusi, et me ei piirdu ainult villaga, vaid et siin on näiteks näide hoopis merevetikakiust, siis me oleme teinud katsetusi turbaga ja seganud seda siidi ja villaga, siis on meil siin erinevad meriinod, Orenburgi kitsevill otse Moskvast, erinevad alpaakad ja siis muidugi erinevaid kohalikke maalammaste lõngu. Ja samuti on see töökoda selline koht, kus saab siis katsetada ka erinevate taimevärvidega, et siin on meil mõned taimevärvilõngad ja siis kõige erilisemad siin kindlasti on magistrant Jairi Kailiti töö, kus ta kasutab seentega värvimist ja nendel lõngadel, mis on seentega värvitud, on selline toime, et ultraviolett valguse käest muudab oma värvi, et näete ilma ja valgusega. Nii, ja siis on selle töökoja juurde kuulub ka teine osa,
me lähme kohe vaatame, aga siin vahepeal tee peal jäävad meile ette lisaks nendele masinatele, meil on ka täiesti tavapärased vanaaegsed villa ketramise seadmed ehk siis vanad vokid ja siis uued Hollandi vokid. Ja siin on meil selline märgtööruum ehk siin saab teha kõiki erinevaid tekstiilitehnikaid, mis nõuavad märga töötlust ehk siin saab viltida, trükkida, lõnga värvida, samamoodi saab siin ka nahka parkida. Ja see naha parkimise pool on ka see, mida me püüame just oma tekstiiliõppekavas arendada selleks, et samamoodi nagu vill on jäätmematerjal, on ka nahk tänaseks päevaks, eriti metsloomade nahk muutunud jäätmematerjaliks Eestis. Aga nüüd ma saan Jaanusele edasi pindida. Aitäh, Ave! Nii. Ja nüüd liikudes edasi, jõuame siis Vilmahoovi. Vilmahoovis on mitmeid erinevaid asju. Seda osa seal kasutatakse suvel ja just juba maikuus tavaliselt väliürituste jaoks, tavaliselt siis osakonna enda peod. Ja praegu liigun edasi siis Sepikotta. Tere tulemast siis Sepikotta. Sepikoda on siis minu erialaga seostuv natukene rohkem. Siin on meil olemas ääsid, kust saab metalli kuumaks ajada ja alasid, kus saab siis metalli töödelda. Samuti tänapäev on meil kätte jõudnud ja kasutame ka keevitusaparaati ja gaasipõletit, et rohkem võimalusi oleks. Ja siin on näha siis garaaži. Tahvlil on mõned joonised, mida me õppetööks oleme kasutanud ja siin saab teha sellist planeerimistööd ja ka lihvimistööd. Nüüd tantsukunsti eriala jaoks on ka siin üks huvitav asi. Seal teisel korrusel on varsti valmimas siis suurem white box, kus hakkavad toimuma nii tunnid kui ka kontserdid. Tere Margit, millega sa tegeled? Restaureerin ahmeid. Ja see siin on siis palgikoda ja palgikoda kasutavad põhiliselt siis ehituse eriala tudengid. Martin, kas sa soovid? Räägi paar sõna selle ruumi kohta. Sa üllatasid mind praegu sellega. See ruum siis on rahvusliku ehituse tudengite tööruum, palgikojaks kutsutakse seda. Siin me võime oma asju teha, teeme kooliga seotud tegevusi. Mis sa veel tahad teada, kas ma räägin Mida teie erialas põhiliselt teete? Hästi suur osa on nagu palkehitusel meie erialas. Aga palkehituse praktikat toimuvad enamasti mitte siin ruumides, et kas siis moostes või siis on loodil toimunud, loodimõisas. Ja Tutvusta äkki ladu ja teritusruumi ka, need on ka huvitavad. Siin toimub siis praegu akende kittimine näiteks. Siin on meie teritusruum, kus kõik meie peitlid, liimeistrid, varaliimeistrid ja kõik sellised asjad saavad teravaks. Tööriista ladu. Tööriista puudust meil ei ole. Enamasti palkehituse jaoks on nagu kõik vajalikud asjad olemas. Alates käsitööriistadest kuni siis mootorsaagideni ja iga mootoriga töötavate masinateni välja. Selge, aitäh sulle, Martin. Aitäh. Liigume edasi ja nüüd tuleb siis natukene tekstiilihuvilistele pisut rohkem, kuna järgmine aasta just, tähendab siis see aasta just siis hakkavad toimuma tekstiili erialale sisseastumised, siis nüüd oleme telgede ruumis. Telgedega on selline äge asi, et kõikidel nendel telgedel on meeste nimed, kuna naised ikka ju tegelevad meestega. Ja
siin ruumis siis valmivad erinevad kangad ja vaibad ja ka seelikukangad. Ja kuna me oleme ikkagi ülikool, mitte lihtsalt käsitöökoda, siis kasutame hästi palju ka uuenduslikke lahendusi. Siin on arvuti, on seotud siis telgedega ja ikkagi innovatsioon ja pärandtehnoloogia käivad käsikäes. Need arvutid lihtsustavad kõvasti kudujate tööd. Ja seinte peal ei ole lihtsalt dekoratsioonid, vaid need on siis selline nagu spikker, et nad teaksid kust kaudu, mis lõnga vedada. No tere, mina jälle siin. Mõtlesin, et tegelikult oleks vahva, kui saaks ka ühe metallitöökoja tuuri teile teha. Ja siin me siis oleme. Tegemist on Viljandi loomemajanduskeskuse metallitöökojaga ja siis käsitööosakond rendib neilt ruume. Ja selles ruumis siin siis tere Jaanis. Toimub siis põhitöö. Siin on meil olemas kullassepalauad ja seal on poleerimisruum. Siin saab puurimist teha. Ja sellised põhivahendid on kõik olemas, et saaks ehteid valmistada. Aga mõnikord on vaja ka väga palju spetsiifilisemaid asju. Näiteks nüüd ma kõnnin sisse keemiaruumi. Nüüd kui ehted tulevad ilusad, aga võiksid näiteks teist värvi olla, siis selles kapis seal saab kullata, saab hõbetada, saab ka vasetada, nagu on seal. Ja siin saab igasugust veidrate kemikaalidega toimetada väga turvaliselt, sest tõmbekapid on olemas. Nii, liikudes edasi. Nüüd nendele ehetele on mõnikord vaja ka kive peale. Nüüd see veider punane kast siin meie ees, see on siis kivilihvimispink. Siia peale käivad erinevad kettad ja nendega saab siis erikujuliseks ja eri ilmelisi kivisid teha vastavalt nii, kuidas sa ise ette kujutad. See ruum siin on siis kuumtööruum. Siin saab teha näiteks sulatusi. Praegu on seal minu isiklik hõbedasulatus tiigel ja samuti saab siin ka sepistada, kui siis kasutada suuremaid põleteid. Ehk siis need samad võimalused, mis olid sepikojas, aga nagu pisut väiksemal kujul. Ja see siin on siis niisugune suurem ruum, kus otseselt ei ole nagu öeldud, mis ruum see vist on, aga põhiliselt siis siin saab teha vormitööd, saab nendel haamritel on siis igaühel oma erinev otstarve, mida sellega teha saab ja nendega saab siis metalli vormida nii, nagu siin on näha. Siis samuti on siin olemas treibing ja igasugu muid huvitavaid vahendeid. Et põhimõtteliselt, kui sul on midagi, mida sa suudad ette kujutada, siis siin töökojas on seda võimalik metallist valmis teha. Vot, aga mina lõpetan. Püsige terved, püsige kodus ja loodetavasti kohtume koolis.